Tere ja me sinatame väga kaua. Jumal teab kui kaua. Sinu ettekande pealkiri või sinu esimese pealkiri on edukas olla. Kuidas olla edukas eile, täna, homme? Vastame kohe selle ära, siis saame rahulikult edasi minna. Et eile, mis sa tegid, et olla edukas? Siis küsimus oli, et kuidas saab edukas olla. Ja seda ma peaksin nüüd väga kiiresti ära nagu selgitada. No ma arvan, et esiteks nii peate välja mööda seda, et mis on see asi, kus te olete hea. Ja siis sellega tegeleda, et haridusmeeles ja siis töökohti valides ja võib-olla, kui olete ettevõtlik, nii selle samas valdkonnas saate nagu mingil hetkel ka oma äri üles ehitada, et see nagu põhimõtteline otsus on, et mis teile meeldib, et mis on asi, kus te olete hea ja mis teile meeldib ja sellega saate kogu elu tegeleda ja kui te olete ambitsioonikas ja ettevõtlik, nii võib-olla saate väga edukaks, aga igal juhul saate kindlasti väga palju edukamaks kui siis, kui otsustate tegeleda selliste asjadega, mis teile võib-olla nii ei meeldi. Kuidas sa üldse edu defineerid? Mis asi see edu on? No ma arvan, et edu on esiteks see, et oled ise oma endaga nagu rahul, et arvad, et eluga on kõik hästi, et see on võib-olla kõige tähtsam asi ja see loomulikult seda ei saa rahas mööta, et see on nagu see on asi, mis peab igaüks ise nagu välja nagu möelda, et noh, mis on vaja selleks, et oleksid iseendaga nagu rahul. Katri Teller täna siin küsis esinemise algusjärgus küsis, et palun andke käega märku, kes on olnud läbipõlenud või läbipõlemise lähedal. Kas sina oleksid ka kätt tõstnud? Ei. Miks? No ma ei ole seda kogenud, mul on olnud võib-olla hea õnn elus, et ma õppisin majandusteadlaseks ja siis ma läksin investeerimispangandusse tööle, kus ma sain nende teadmiste nagu ka mingil määral tegeleda ja sealt läks nagu elu edasi, ja nüüd ma olen siia saanud. Elus on olnud erinevaid etappi, aga iga etapp on järgnenud nagu endise etappi nagu oskustele. Mis etapis sa praegu oled? Ma arvan, et ma olen etapis, kus ma suht kindlasti tean, kuidas üles ehitada väga suur ettevõtlusgrupp. Paraku olen saanud nagu natuke liiga vanaks, et ma saaksin seda nagu sellega tegeleda liiga kaua, aga mul ongi poeg siin kuskil istumas, et järgmine põlvkond on juba nagu ootamas. Trigon siis saab perefirmaks või? No ma arvan, sõltub sellest pojast, et no kus poeg on. Kus see poeg on? Kas sa äkki viid Trigoni börsile? Perefirma? Ajan segadusse. Perefirma, mis läheb börsile. Ei, no ma arvan, et grupis on ka börsiettevõtteid ja et kindlasti meil on ka börsis midagi, millega me tegeleme ja investeerime ka börsiettevõtetesse. Okei, võt siin ongi investeerimisfestival ja kõik tahavad saada kindlasti ka näpunäiteid, kuhu investeerida, aga esmalt ma küsin, et sinu isiklik arvamus. Oled sa nõus sellega või ei ole sellega nõus, et kes tahab saada tõeliselt rikkaks, rahalises mõttes jõukaks, see peaks tegelema ettevõtlusega, et investeerimine pigem annab võimaluse sul oma elatustaset säilitada pensionipõlves, või? Ei, absoluutselt. Kui sa tahad saada rikkaks, sul on vaja tegeleda ettevõtlemisega, sul on vaja riski võtta aga loomulikult, kui sa tahad edukas olla, nii sul peab olema suhteliselt hea arusaam sellest, et millega sa riskid, et millised riskid tahad võtta. Aga investeerimine on väga tähtis viis, kuidas oma elu kindlustada. Ma arvan, et me elame maailmas, kus vanad sellised ootused,
et riigi pension või midagi sellest nagu piisab selleks, et ka kui vanaks saab nii hästi elada. See ei päde enam, et kui sa ise ei tegele oma investeeringutega nii, et sulle jääb midagi kätte ka pärast seda, kui sa töös käimisega lõpetad, nii siis ma arvan, võtad väga suure riski, et investeerimine on igaühe jaoks ülitähtis asi, aga sellega pigem sa rikkaks ei saa. Kui palju sinu ettevõtlusvara väärtus praegu on? No see sõltub sellest, et no miljonites, ümardame miljoniteni. No siis, kui me unustame nagu varahalduspoole ära, aga sellel on ka oma selline väärtus loomulikult, et see varahaldusettevõttel on väärtus, mida bilansis ei näe. Aga muidu on, no, ma ei tea, siis pluss-miinus 100. Okei, 100 miljoni ümber. No iga aasta te üritate nagu välja uurida, et milline summad võiks olla, et väga hästi, vähemalt minu kohal, see ei ole toiminud, aga enam-vähem okay. Sa oled aeg-ajalt andnud tagasi need aastate jooksul, et ma olen kukkunud välja esisajast ja ma kindlasti järgmine aasta tahan tagasi sinna saada. Et sa ikkagi jälgid seda ja sul on nagu mingis mõttes nagu oluline, et kuidas sa seal, ma ei tea, Urmas Sõõrumaadega võrreldes. No mina jälgi, aga poeg no aru saada, poeg jälgib. Ja abikaasa ka jälgib, loomulikult, ja ma saan täitsa aru, ma jälgiks ka. Aga siis ikkagi nüüd räägime investeerimisest, me ei jõua kõik seda suurt 100 miljoni euro väärtust ettevõtlust praegu üles ehitada, aga investeerimine. Kui sa esisid 5 aastat tagasi, 2020 ka investeerimisfestivalil, siis sa ütlesid, et et meil ei ole nagu, rääkisid USA turust, ütlesid, tead, väga suurt eelist nagu seal USA turul tegutsemiseks meil siin ei ole, me teame nagu nii vähem, kui need professionaalsed kauplejad. Ma vaatasin huvi pärast SP500 viimase 5 aastaga sinu esimest alates on pluss 100%. Ei midagi erilist, aga ikka nipet-näpet ikka juurde tulnud. Et alles sa endiselt USA, kuidas sa suhtud praegu USA turgu investeerimisse USA aktsiaturule? No ma siin pool aastat tagasi käisin teie investor Toomase konverentsil ja ütlesin, et mina olen väga skeptiline. Mina ei oleks nagu, vähemalt nagu väga suur osa varadest ma ei nagu USA-sse nagu investeeriks. Ja see on sellepärast, et ma arvan, et see majanduspoliitika, mida praegune valitsus seal ajab, see ei ole jätkusuutlik. Ja ma arvan, et inflatsioon tõuseb, intressid väga ei lange ja meil on ees mingil hetkel, ma täpselt ei tea millal, aga arvatavasti nüüd enne aasta lõppu meil on ees veel korralik selline korrektsioon. Et mina oleksin väga ettevaatlik USA suhes, et kui me maailma vaatame nii kindlasti, kui aktsiaturud USA-s langevad, nii langevad ka mujal, aga võib-olla mitte nii palju, et ma vaataksin nagu võimalusi Euroopas ja eriti mind huvitab sellised dividendiaktsiad. Ikkagi USA turu kohta, et oponeerin, et ikkagi ka täna siin on näidatud ju seda mahtu, mis seal on, seda innovatsiooni, mis seal ettevõtetes on. Et need ettevõtted elavad Trumpi aja üle ja tegelikult Trumpi ajaga me ei teagi, võib-olla need tollid ei olegi nii valusad ja see Big Bill võeti ka vastu, võib-olla riigivõlg ilmselt suureneb, aga võib-olla muudetakse, et kas arvad, et siis see konkurentsivõime, see ahnus, mis on USA ettevõttes, seal nagu inimestes juba nagu maast madalast nagu sisitakse sisse, sa oled ise USA-s ju elanud, et lähed õigesse kooli, õigesse, ma ei tea, rääkmi meeskonda ja nii edasi, õiged sidemed suhted, et see on ju niivõrd massiivne, ta genereerib nii palju tulu, et kas see siis hakkab kaduma? Absoluutselt, pikas plaanis ma olen USA usuline, et ma arvan, et 5 aasta, 10 aasta, 15 aasta nagu jooksul nii saab või jääb USA nagu maailma esinumbriks, et ma väga ei usu, et Hiina läheks USA-st nagu mööda, ja paraku ma ei näe, et Euroopas oleks seda sama dünaamilisust, mida USA-s on näha ja millest sa just rääkisid, et
kindlasti on USA nagu pikemas plaanis kõige huvitavam majandus. Aga see ei tähenda seda, et iga aasta läheks nagu USA-s aktsiaturgudel palju paremini kui mujal. Et see ei ole võimalik, et tuleb ka nagu sellised korrektsioonid, kus USA-s aktsiaturud langevad palju rohkem kui mujal maailmas. Pikas plaanis jah, et kui peaks täna teha investeeringuid selleks, et 20 aasta pärast neid nagu realiseerida, no pigem ma vaataksin just USA turgude peale, aga seda mina vähemalt ei tee, et kui mina investeerin, ma vaatan seda, et mis võiks olla nagu turgude käik järgmise poole aasta, järgmise aasta nagu puhul, et millal osta, millal müüa ja osta uuesti, et kui USA turg langeb 20-30% näiteks, no see võiks olla väga hea hetk nagu juurde osta. Nii et noorematele, kellele liitintress nagu mängib kõvad trumbid kätte, ikkagi võiks mingi kogus olla seal USA aktsiatesse ja pidevalt nagu sinna investeerida. No kui sa oled väga noor ja sul ei ole raha vaja nagu järgmised 20 aastat, siis jah, siis küll. See on Eelisest rääkides tuletas mul meelde, ma pean selle ära küsima, et sa tulid siia, mis aasta sa täpselt Eestisse maabusid? No ma eelmine kord ma käisin Eestis 92, aga siis 94 jaanuaris asutasin ettevõtte, mille nimi täna on Trigon Capital. 94 ja esimesed, ma julgen pakkuda 15 aastat, sa esinesid, andsid intervjuusid inglise keeles. Ja nüüd viimased, ütleme 5 aastat, sa räägid väga kenalt eesti keelt. Paranda mind, sinna vahele tõenäoliselt jäi mingi periood, kus sa said väga hästi aru eesti keelest, aga sa ei näidanud seda välja. Kas sa seda äris kuidagi, seda Eelis kasutasid ka? No ma nüüd, ma ei mäleta täpselt nagu neid, millal ma seda tegin, aga kindlasti mingil hetkel, kui ma sain nagu esialguks ma sain halvasti aru nagu sellest, mida eesti keeles räägiti ja siis sain paremini ja paremini aru ja loomulikult mingil hetkel nagu sain küll edu sellest, et mina võib-olla sain aru, mida eestlased laua teisel poolel nagu rääkis omavahel, ilma et nad oleks aru saanud, et ma sellest aru sain, aga ma arvan, et midagi väga halba ma nende teadmistega ei teinud. Ja pluss-miinus 100 miljonit. Et nii, räägime veel investeeringutest, rääkisid dividendi aktsiatest. Missugused, miks? No ma arvan, et siis võlakirjad, neid mul meelis siin aasta-paar tagasi, kui intressid oli väga kõrged ja sa said väga nagu madala riskitasemega nagu väga häid võlakirju, siis kõrge intressiga. Nüüdseks on siis riskivabad võlakirjad, siis riigide omad, nii läinud nagu tootlus on väga väike ja nüüd on turul väga palju selliseid võlakirju, mille riskid on väga suured, et mina nendesse investeeriks. Ja kui mul oleks aega nagu väga sügavalt neid uurida ja analüüsida, võib-olla võiks sealt ka leida midagi, aga sa ütleme inimesele see võlakirju üldse ei soovita, pigem ikka aktsiad. Kui ma ütlen sulle aktsiad või võlakirjad, siis kindlasti mina ei ole kunagi nagu võlakirju väga nagu ostnud oma nagu portfelli, et ma olen alati olnud aktsiausuline ja loomulikult kinnisvara on ka nagu väga hea selline investeerimis. No aga kui ma küsin kinnisvara, siis nagu ütleme ehitis versus kinnisvara nagu maa, põllumaa, kumb on parem? No põllumaa on kindlasti olnud palju parem. Ja siis ehitistega on natuke nagu probleem see, et viimastel aastatel on välismaised investorid pigem nagu Eesti turud ära läinud. Eesti nii populaarne kinnisvara investeerimisturg enam ei ole, et kui sa oled sakslane või rootslane või ma ei tea, inglismaalane ja sa vaatad Eestit, no sul on
Majandusel ei lähe väga hästi, meil on maailma kõige ohtlikum agressorriik, meie naaber, meil on ilmastik on, mis on ja et pigem investeeritakse just Hispaaniasse või mujale, kuhu eestlased ka üha rohkem investeerivad. Et see tähendab seda, et meie kinnisvaraturg siin Eestis sõltub enam-vähem täiesti eestlastest. Et ei ole nii, nagu on Hispaanias või Itaalias või mujal või isegi nagu Londonis või suurlinnades, et välismaised investorid tulevad mujalt ja ostavad kinnisvara. Seda meil siin Eestis ei ole. Ja see, et meie kinnisvaraturg siin sõltub täiesti eestlastest, tähendab seda, et kinnisvaraturg sõltub sellest, kui hästi meil majandusel läheb. Kui majandusel läheb halvasti, no siis ei ole võimalik, et kinnisvaraturul võiks väga hästi minna. Et ma pigem nagu arvan, et sellised korteri või teised sellised, isegi siis kogu kinnisvaraturg, ehitisturg, lähiaegadel, võib-olla isegi lähiaastatel minu arvates nii hästi nagu tootlust ei paku. Aga põllumajandusmaa, see on rahvusvaheline selline väärtus, sellel on rahvusvaheline väärtus, et maailmal on vaja toitu. Ja samuti on ka nii, et roheline majandus vajab sisendeid metsast, vajab sisendeid põlludest. Et põllumaa ja see, mida sa saad põllumaaga teha, seda sa saad maailmale müüa. Ja selle hind läheb üha... Palju praegu Trigonil põllumaad on? No siin Eestis selline suhteliselt hea põllumaa võib olla nagu hektari kohta 8000 eurot. Saksamaal see on võib-olla 60-70 000. Isegi Soomes see on võib-olla 15 000. Lõuna-Rootsis võib olla 30 000 ja Taanis 40 000. Okei, siis sa soovitad, kuidas seda osta või palju peab olema põllumaad, et üldse nagu ära tasuks? No see ongi nagu probleem, aga ma arvan, et siis kui me räägime sellest, et sul oleks 10 hektarit ja see on suht normaalne selline põllumaa grunt. Investeering umbes 7-80 000, jah? Jaa, no korda 10. 7-8 korda 10, jah. Ja nii, no sellega sa saab välja rentida. Et sulle tuleb mingisugune tootlus ja siis sa ootad ära seda, et hind tõuseb. Aga loomulikult, kui Eestis Tallinnas mingisugune heas asukohas olev korteri ruutmeeter hind on 10 000, ja Helsingis sarnane ruutmeeter hind on 15 000 ja Saksamaal 15 000 ja Taanis 15 000. No see vahe väga suur ei ole, et on lihtne näha, et põllumaa läheb kindlasti väga palju kallimaks tulevikus, aga meie korterite hinnad pigem nii palju ei tõuse. Kes teist siin kinnisvarainvestorid on? Lähed, jah? No alati on hea kuulda ka nagu sellesi vastuargumenti, ja loomulikult ma ei taha öelda, et kinnisvara ei oleks hea pikaajaline investeering. Ma ütlen aga seda, et lähiaastatel, kui ma vaatan seda, milline on meie naabruskond, meil on sõja käimas selle lähedal, meil on majandus on halvas seisundis, kui enne räägiti sellest, et meist saab nagu Euroopa Liidu 5 rikkama riigi... See on lähedal poliitikasse, me jõuame kohe poliitika juurde. Räägime investeerimisest. No siis, aga jah, et siis... Ja välismaised investorid Eesti kinnisvarast väga huvitatud ei ole. No ma arvan, et ma ei näe seda, et kust tuleks selline nagu ostuboom, mis viiks nagu hinnad väga palju kõrgemale. Et pigem ma olen väga ettevaatlik. Wise ja teised toovad siia lihtsalt välistöötajad, kes ostavad, algul üürivad ja siis ostavad. Jäävad siia, nii tore oleda. Ja aga arvuta natuke, et Wise'id ja selles, et võib-olla toovad, aga kui palju nad toovad ja kui palju meil on siin isegi väikselt Tallinnas siis rahvusvaheliselt vaadades kortereid. Okei, nii pessimistik jutt. Läheme lõbusama teema peale. Rahvas tahab teada, kuidas sul nende Estonia farmidega nüüd siis oli. Et mis pank see lõpuks ära hüppas alt ja kuidas see räägi nüüd ära nii nagu oli?
no ma arvan, et kas on kripeldama jäänud sul? ma arvan, et kõik, kes natuke nagu põllumajandusega on seotud, teavad, mis see pank oli ja No, see on ikkagi Swedbank, ei, põllumajanduspank. see ei ole mingisugune, see ei ole üks meie nagu suurtest pankadest, see ei ole mingisugune sellise Okei. hea renomeega pank, et Ei ole soo. Mis on kõige halvam renomeega pank? ei ole Lumino, jah. Aga kuidas sul nagu, noh, et siis tuli Ain Schmidt ja ostis ära, et see, kuidas sa... Veel ei ole ostnud, ma väga loodan, et... Sa teed kõik, et mitte... Ei. Nii, et aga kuidas see nagu, on see sul nagu, läbikukkumine, kuidas sa seda nagu enda jaoks ära seletasid? No elus on alati nii, et on sellised head tehingud, kus kõik hästi läheb ja siis on need, kus asjad nii hästi ei lähe ja paraku on see Estonia Farmi nüüd minu jaoks selline tehing, kus asjad ei läinud, nagu ma oleksin lootnud, aga siis ma saan öelda seda, et see jääb arvatavasti minu jaoks nagu erakordseks, et nii lähedale ma ei ole nagu tehingule saanud, et mulle helistas see pank 2 tundi enne seda, kui meil oli kokku lepitud notari aeg. Et 2 tundi, et see tehinguga me tegelesime 6 kuud. Pangal oli kõik teadmised olemas, kõik juristide raportid, kõik due diligence selles, et asjad käes. 2 tundi enne kui pidi nagu notaris kokku saada, et tehingu ära teha, niin helistasid ja ütles, et nad on nagu natuke mööldud, et see võib olla liiga riskantne tehing nende jaoks. Tuli kuskilt peakorterist siis tuli või? Aga okei, aga Infortar ei olnud nii riskantne, siis on okei, aga ma ei hakka siin no, ma ei tea, kuidas Infortar seda rahastab, aga... Ja teine selline rõõmus küsimus küsitakse siit. Kuidas teenisid esimese miljoni? Esimene miljon ma teenisin töötajana. Palgatöötajana. Palgatöötajana. Aga miks sa ei rahusnud sellega või miks sa üldse nagu edasi pidid tegema? Ma vaatan, CV on fenomenaalne, eks ole, paljud jäävad... ma tean, see töötempo on kohutav, sa paned nagu ma ei tea, töötunde lugemata teed, aga sa teed mõned aastad, sa oled miljonär, topeltmiljonär, that's it, paljud nagu rahulikult lähevad no ma tahtsin midagi muud teha, et ma siis ma ei tahtnud kogu elu selle nagu investeerimispangandusega tegeleda. Päevad oli väga pikad, oli nädalavahetused, kui ma peaaegu üldse koju ei saanud, oli ja okei, et palk oli ülihea, aga mina ei otsustanud oma aja üle. Ja siis kui müür siis langes ja ma nägin, mida Ida-Euroopas on juhtumas, nii see läks, mulle väga meeldis ja ma mõtlesin, et mina tahaksin seal nagu midagi kaasa teha, et aidata nagu Ida-Euroopat, aga samuti nagu üles ehitada mingisugune äri, mis mulle väga meeldib, nagu ma ütlesin alguseks, et on tähtis see, et sa tegeled sellest asjadega, mis sulle väga meeldivad. Ja siis nii ma tegingi. Sinu suurim õnnestumine nende aastate jooksul. Me räägime äris. Suurim õnnestumine. Tootluse mõttes äkki. Või mis iganes järgi sa seda võtad? Ma ei tea, siis ma ütleksin nii, et mina seda neid tootlusi väga ei ole võrdlenud, aga erinevate valdkondade tootlused, aga ma arvan, et see, millest ma arvan, et saab minu suurim elutöö on põllumajandus, et mul on endiselt, ma praegu olen just palganud kaks see on väga kogenud sellest ärijuhti Ukraina äri ülesehitamiseks, uues ülesehitamiseks ja sellest saab kindlasti põllumajandus põllumajandusele üks tähtis roll selles, et põllumajandus on selline äri, mida nende finantsoskustega inimesed väga, sellega nad ei ole väga tegelenud. Selles mõttes on võib-olla minul mingisugune eelis
võrreldes teistega. Aga nüüdseks on näha, et isegi nagu finantsoskustega nagu tegijad on sellest huvitatud, nagu see Infotari näide. Jaa, see Hans Schmidt. Aga millest sul kõige rohkem kahju on? Et näiteks N-Bandil on siiamaani kahju, et ta ei saanud osta omal ajal ära Estonian Airi riigilt. See oli ka nagu, see oli tulemas see tehing, aga siis nii-öelda känserdati. Millest sul kõige rohkem kahju? Lisaks sellele, eks ole, millest me täna siin rohkem ei räägi. Aga see kindlasti võib-olla on esikohal. Ongi nii või? Aga teisel kohal? No ma arvan, et kui ma sinna nagu 90-ndatel tulin ja asutasin 94 siis oma ettevõtte, siis oli mul nagu Eesti mastaabis nagu väga palju raha, millega mängida. Aga ma ei saanud aru sellest, kuidas erastamine Eestis käib. Et ma proovisin ja alati jäin teiseks. Ja ma olen hiljem aru saanud, mida ma valesti tegin, aga sellest ma ei taha rääkida, aga see oli teine aeg. Nii, ma näen, et Juhan ja Jana on võtnud siit saalis küsimusi ka, et olete üksteist aktiivsed. Nii, palun hoida noormees heleda särgiga, hoida käsi üleval, teile tuuakse mikrofon, ja siin tuleb veel, väga hea, siis ma ei pea rohkem küsima, ma jätan selle ühe asjale lõppu, selle ma võtan ikkagi, aga mis ma lasen saalil juhtida vestlust. Ja aitäh. Esiteks küsimus, et kui 2 tundi enne notarit pank ütleb, hüppab alt ära, kas teil oli laenuleping sõlmitud ja laenu eeltingimused täidetud? Ja juhul kui oli, siis miks te seda panka pole veel kohtusse kaevanud lepingu mitte täitmise tõttu? No esiteks meil oli see leping oli kokku leppinud, nad oli juba detsembris, see kõik juhtus veebruaris, oli juba kinnitanud, et nad nagu seisavad selle pakkumise taga, mida nad tegid siduv pakkumine ja sellepärast me allkirjastasimegi müügiostu leping selle Estonia farmidega. Ja pärast seda nii põhimõtteliselt midagi nagu väga uut ei juhtunud, et selles mõttes oligi meie jaoks väga suur, aga selline kõnelused jätkus ja meil oli teine pank ka nagu kaasatu ja sellega oli kõik hästi ja nad ka omavahel rääkis nagu nende omavahelistest nagu tingimustest, et kuidas nad saavad nagu koos seda finantseerimispaketti ära nagu teha. Et ja siis paar päeva enne seda notari aega nagu lepiti kokku, millal me kohtume notaris ja kõik, ja siis et selles mõttes nii, see oli tõesti nagu üllatus, midagi sellest ma ei ole elus kogenud. Ja. Siit Tiivast viimane küsimus, siis lähme siia Tiiva. Tänan estluse eest. Selline küsimus oleks, et sul on selline suur globaalne maailma haare olnud ja mis sa näed, kuhu Eesti tüürib, et kus me võiksime olla kuskil 10 aasta pärast? See on väga hea küsimus ja nüüd ma saan öelda nüüd seda, mida Meelis ei tahtnud. Eesti 200 selle rea peale, no palun. Kui me siin 10 aastat tagasi rääkisime sellest, et me saame nagu Euroopa Liidu 5 rikkama riigi hulka, nüüdseks oleme nagu väga kiiresti saamas 5 vaesemate riikide hulka, et meist on juba möödunud nagu Leedu ja kohe ilmselt Läti, et mis on juhtunud? No see, mis on juhtunud, on väga halb majanduspoliitika, aga probleem ongi see, et meil on vaja poliitikas väga suuri muutusi, sellest ei piisa, et võib-olla üks või teine erakond valimistel saab nagu natuke paremini hakkama, sellepärast, et meil on vaja, et nende meie probleemidega hakkama saada, meil on vaja nagu muutusi, mis vajavad konsensust poliitikas. Nii, lähme nüüd siia. Poliitika küsimus, nii, kõigepealt see, jah? On poliitika küsimus või? Ei ole. On väga investeerimisküsimus, palun. Tervist ja minu küsimus on siis selline, et kuna ise olen ka väga otseselt seotud ja igapäevaselt tegev põllumajanduses ja teiega on seotud sellised kõrged nimed nagu Goldman Sachs ja
Cambridge'i ülikool, et miks tuli selline asi nagu põllumajandus must ja mudane ja kuidas te selleni jõudsite ja mis ajendas teid nagu sinna püsima jääma? No ma arvan, et esiteks nii põllumajandus on valdkond, mis maailma jaoks saab tulevikus üha tähtsamaks, et selles mõttes mina arvan, et 20, 30, 40 aasta pärast nii räägivad põllumehed pigem omavahel sellest, et miks sinu poeg läks Goldman Sachsi, et me see on selline töö, mida mina vähemalt minu lastele ei tahaks. Et põllumajandus on meie tulevik ja eriti piima tootmine, sellepärast, et see ilm, mis me siin Eestis nüüd see suvel on olnud, see kindlasti võib olla teraviljakasvatajale väga hea ole ja isegi, ma ei tea, marja ja sellise juurviljakasvatajale väga hea ei ole, aga piimatootjatele see on ideaalne. Et me oleme piimatootmisriik ja teeme sellest suur äri. Nii, ja siis sinine noormees sinises. See esimene noormees sinises, jah. Sees on. Jaak, on selline küsimus, et kui mul on näiteks selline 200 000 vaba raha, ja ta sooviksin seda siis põllumaasse investeerida, et millest pihta hakata, et enamus siin, ma ei tea, vähemalt pooled teavad, kuidas kinnisvarasse investeerida, aga põllumaa on selline tavainvestori jaoks nagu tume maa, et kus pihta hakata, et seal on mingisugused need viljakusklassid, ma ei tea, Eesti on küll väike, aga erinevad piirkonnad, kus on siin, ma ei tea, liiga savine, kus on liiga mingi see mulaviljakused ja muud asjad, et kust otsast pihta hakata, et No ongi hea küsimus ja võib-olla peame sellega tegeleda, et see probleem ongi põllumajanduses see, et mastaabi efektid on väga suured, et mina olen Eesti suurim piimatootja. Meil on kasutuses, ma arvan, mingisugune peaaegu 8000 hektarit ja loomi meil on mingisugune 7000, ja see annabki meile tootmise efektiivsuse, mis mastaabi efektid lubavad. See, et kuidas sellise väiksema rahaga tegeleda, põllumajandusmaad saab alati osta ja siis edasi rentida, aga ilmselt oleks vaja mingisugused instrumentid, mis annaks inimestele võimalust ka suures mängus osaleda väiksemate summadega. Sul endal portfellis on ka välisriikidest sarnaseid ettevõtteid, kellel kuulub põllumajandusmaad või oled sa tootjad? Ei ole. Mis on kõige rohkem, mis sul eraldi võetuna aktsiates kõige suurem osakaal on? Kuhu sa oled investeerinud kõige rohkem? Ei siis ütleme nii, et minu oma raha on pigem investeeritud ettevõtetesse, kus mul on enamus. Okei, aga kui sa räägid, ma räägin tavalise börsiinvestorina, kuhu sa paned? Praegusel hetkel ma paneksin Euroopas on väga palju häid sellisi dividendiaktsiaid, kus ettevõttel on soliidne bilanss, mitte liiga palju lainu, on võib-olla mingisugune monopool, et see vahet ei ole, mis valdkond lihtsalt vaadatakse? Vahet ei ole, milline valdkond, aga ma vaataksin seda bilanssi, ma vaataksin seda, kui stabiilne on rahavoog ja millised on dividendid olnud viimastel aastatel ja arvatavasti tulevikus ka. Kui sul on siin Euroopast leiad dividendiaktsiad, mis pakuvad 6-7-8% aastast tootlust, ja selle lisaks, nii kaua kui aktsiaturud tõusvad, nii tõusvad ka need aktsiad ja kui turud langevad arvatavasti ka dividendiaktsiad, aga mitte nii kiiresti kui teised sellise kasvuaktsiad. Meil aeg on läbi, ikkagi lõpuks siis ma küsin ära selle poliitika, miks sa sinna pidid trügima sinna poliitikasse 2 aastat umbes, olid, eks ole, selle Eesti 200 liige ja torisedes sa sealt ära tulid, on ju, Eestis pole, tooge välja mõni hea näide, kus edukas ettevõtja on edukas olnud ka poliitikas, et mida sa sinna miks? Miks? Ma tahtsin omalt poolt ees aidata seda neid muutuste tegemine. Said midagi või? Ei, siis ma õppisin et
meil on ettevõtjatena, meil on selline harjumus, et kui meil on oma ettevõtte, ning me oleme ka otsustajad, me analüüsime, uurime välja, mida peaks teha ja siis teeme ära. Ja mulle jäi selline mulje seal nagu Eesti 200-st, et kõik, kes seal minuga kohtus, nagu ütles, et kuule, Joakim, tule ja ütle meile, mida teha. Ja seda ma tegigi, ma kirjutasin nendele majanduspoliitika, aga siis nad ei teinud, mida ma nendele ütlesin. Nii, et nüüd ma kutsun lõpupildiks, Simo, kus sa oled, võib sinu poja ka kutsuda siia, tule siia nüüd tulevane Trigoni, siis ma saan aru, suuromanikke ka, et kes otsustab, kas Trigonist võiks nagu IPO teema üldse olla või ei ole, et siis teeme see pildi ära ja aplaus Joakim Helnisele ja tema pojale. Jah. Okay. Aitäh sulle. Aitäh. Oh, jah, nii. Aitäh. Said esi küll, jah? Aitäh veel kord. Kus on